Tere, head vaatajad! Teie ees on Tallinna Polütehnikumi teleoperaatorite uudistesaade. Meie tänased lood keskenduvad peaasjalikult meediaõppesuunale. Mina olen Ketter ja saate teemad on järgmised. Polütehnikumil on uus ja veelgi uhkem stuudio koos vinge tehnikaga. Koridorides sahisevad sosinad teleoperaatori eriala kadumisest. Kas see on alusetu kuulujutt või on kuuldul ka tõepõhi all? Küsime Polütehnikumi meedia eriala osakonna juhatajalt Inga Protassovalt. Mis saab meediaosakonna tudengitest edasi peale Polütehnikumi lõpetamist? Kui lihtne on neil erialast tööd leida ja millised väljavaated ees ootavad? Oma loo jutustab aasta tagasi teleoperaatori eriala lõpetanud Jürgen Seermaa, kes jagab enda kogemust ja räägib, kuidas ta Kanal 2 telehommikusse monteerijaks sai. Ning viimaks saame tuttavaks meie grupiga ehk käesoleva saate võttemeeskonnaga ja küsime, mis on kõige väärtuslikum igaühe jaoks, mille ta endaga sellest õppeaastast ja siit koolist kaasa võtab. Jääge meiega ja head vaatamist! Tervist, ma olen Stanislav ja ma õpetan Tallinna Polütehnikumis montaaži ja animatsiooni. Hetkel me asume Tatari 64 ja ma tahan teile tutvustada meie uut videostuudiot. Lähme, ma teen teile videotuuri. Selleks me peame liftiga tõusma 4. korrusele ja suunduma koridori lõppu, kus asub ruum 413. Enne kui me astume sisse, vasakul pool on meil riidehoid, kus õpilased saavad panna oma väliriideid. Ja kuna meie stuudio põrand on vaipkattest, siis oleks hea, enne kui me astume sisse, võtame jalatsid ära. Ja esimesena me näeme laenutuskappi, kus õpilased saavad laenutada oma õppe eesmärgil erinevat videotehnikat, alates audiost kuni kaamerateni välja. Selleks tuleb lihtsalt täita oma soovi nimekiri ja anda see õpetaja kätte. Vajadusel korral ta võib laenutada tehnikat, mis ei ole ka siit kapist. Lähme edasi, vaatame meie valgusparki. Meil on tegelikult mitmekesine valguspark. Siin on nii mobiilset valgust, mida on võimalik kasutada intervjuu jaoks, kui ka light-UV muusikavideo jaoks ja samamoodi meil on erinevad valgused, mida on võimalik või millega on võimalik luua erinevaid efekte. Lisaks valguspargile meil on erinevad softboxid, millega on võimalik luua erinevaid efekte või pehmendada pilti. Peale seda meil on erinevad slaiderid, neid on meil koolis lausa 3 tükki. Kõige pikem on see, sellel on motoriseeritud pea, mis käib edasi-tagasi. Siis kõige uhkem slaider Edelkroni oma, mis liigub edasi-tagasi ja samamoodi sellel on nii motoriseeritud pea, panoraampea ja nii edasi, et sellega on võimalik väga palju erinevaid liikumisi teha. Ja need, kes armastavad vanakooli, võivad kasutada manual slaiderid, et selleks on vaja natukene kogemust. Lisaks sellele meil on võimalik luua siin või läbi viia erinevad intervjuusi. Selleks meil on olemas intervjueeritava jaoks prompter, kuhu ta võib sisestada oma teksti, ja peale seda ta saab sealt lugeda kogu oma teksti maha. Meil on võimalus selle projektoriga ja lisaks selle valgusega, millel on objektiiv, luua erinevat tekstuuri või tausta seina peale. Nii. Lähme suundume meie montaažkeskkonda. Siin arvutis toimub kogu montaaž. Ja selles arvutis me teeme erinevad animatsiooni ja efekte After Effectsis. Just sellepärast, et see arvuti on tunduvalt võimsam kui montaaži oma. Ja lisaks meil on 3. arvuti, millega meil on võimalik luua või läbi viia erinevaid live-ülekandeid, kas need on kontserdid,
konverentsid ja nii edasi. Lisaks meil on erinev nii-öelda audiotehnika, alates erinev mikritest kuni nii-öelda poomini välja. Ja kui me vaatame seda stuudiopinda, siis tegelikult see on väga avar ja siin on võimalik panna püsti erinevaid videosette. Ja meil on lisaks ka green screen, et selle taustal on võimalik meil filmida ja siis pärast asendada see taust mingi muu teise taustaga. Ja selles mõttes, et kui te soovite külastada seda nii-öelda videostuudiot, et esitage oma õpetajale nii-öelda soovi nimekiri, mis päeval ja mis kell te sooviksite seda külastada ja vajadusel ta saab teile seda võimalust lubada. Aga mina selleks korraks lõpetan. Teiega oli nii-öelda Stanislav ja aitäh, et te vaatasite seda nii-öelda videot. Aitäh! Aitäh Stanislavile, kes tutvustas meile seda uut stuudiot, kus ka praegune salvestus toimub. Siin on tõesti palju võimalusi ja suurepärane võimalus ka selleks, et kutsuda külla stuudiokülalisi, kelleks täna on meedia eriala osakonna juhataja Inga Protassova. Inga on inimene, kes hoolitseb meie majas selle eest, et meediaosakonnas oleks mitmekülgsed õppimisvõimalused ja parimad õpetajad. Just temal on kõige avaram pilt meediasuuna õppekavadest ja nende arengusuundadest. Nüüd on meil võimalus Ingalt otse küsida, mis saab teleoperaatori erialast edasi. Tere tulemast stuudiosse, aitäh tulemast, Inga! Tere, tänan kutsumast! Esmalt siis palun valgusta meid, kas vastab tõele, et teleoperaatori eriala enam uuest õppeaastast Tallinna Polütehnikumi nimekirjas ei ole? See on nii ja naa. Ütlen kohe suures plaanis, ei vasta tõele. Aga me teeme väikese pausi 1 aastaks, et nüüd uus õppeaasta, siis meil teleoperaatori eriala ei tule, aga tuleb siis aastal sügisel 2025 ja täiesti teisel kujul. No kas nüüd täiesti, aga meil on plaanis läbi viia selline õppekava muutmine. Peamine põhjus siis ongi õppekavade ümbertegemine? Ei ole peamine, see on pool sellest, et võtab natukene aega, et sättida, aga tegelikult seda kuulujuttud ei ole ilmselt kuulnud, aga meil jaanuarist 2025 ilmselt läheb nüüd selle teise maja B-korpuse remonti. No planeeritakse seda pool aastat, aga nagu elu näitab, et see võib minna tegelikult pikemaks. See on selline võib-olla, eks ju, et on, aga me pidime tegema sellise otsuse nüüd juba täna, et mis erialad oleksid need, mida kannatab nüüd aasta aega mitte õpetada, eks ju. Et tegelikult on siis jah see, et muudame õppekava ja pluss on see, et remont tuleb peale ja meil ei ole tegelikult reaalselt ruume, kus siis kõiki neid õpilasi õpetada, keda me praegu õpetame. Aga mis saab sellest samast stuudiost, kus me praegu oleme? See on ju Hiiu stuudio ikkagi meie kui teleoperaatorite jaoks, et kes siis seda kasutama hakkab? Sinu peale teie on ka põhikooli järgsed, meil on multimeedia spetsialist, visuaalmeedia spetsialist, telekommunikatsiooni spetsialist, põhikooli baasil sellised erialad ka ja nendel on õppekavas filmimine, montaaž, see filmimise osa, et siis nad saavad ka seda stuudiot siin kasutada. No kui meil nüüd see remont tuleb, eks ju, jaanuaris 2025, B-korpuses on meil fotoõpilaste jaoks fotostuudio. Ehk ilmselt siis tuleb fotostuudio siia ringi kolida ja siis tulebki graafik teha, et kes siis kasutavad, et ilmselt sellest saab siis ajutine fotostuudio. Aga kui see eriala nüüd aastaks pausile läheb, et kui praegu gümnaasiumi lõpetav noor tahaks tulla, praegu kodulehelt veel ju vaatab, et teleoperaatori eriala, mis tema siis tegema peaks või mida te soovitate? Et kui ta nüüd vaatab, et tahaks tulla, no siis tuleb soovitada, et palun kannatust varuda, et aasta pärast siis tulla uuesti, et vahepeal siis midagi muud õppida. Aga on ka teada see, et viimane nüüd endine teleoperaatorite lend, kes lõpetas, nemad said teha kutseeksamit. Meie, kes me nüüd kevadel lõpetame, meil seda võimalust enam ei ole. Kas õppekavade ümbertegemine on ka kuidagi seotud selle kutseeksami kaoga? No tegelikult ei ole, ma arvan, et miks me õppekava ringi teeme, on see, et me oleme aastast 2014 pea 10 aastat juba teleoperaatoreid
õpetanud, et 10 aastaga ju maailm muutub nii kiiresti meie ümber, et tegelikult see teleoperaatori kutsevajadus või need inimesed, kes nüüd nagu peaksid õppima, et ütleme, tööturul ei ole lihtsalt nii palju võib-olla neid töökohti, et ega see, kes teleoperaatoriks õpib, üldjuhul on see ikkagi nagu elukutse terveks eluks. Et ei ole nii, et inimene proovib ja näeb ära, et kui ma näiteks ERR-is on juba oma operaatorid ees, siis nad on seal. Või teine asi on ka see, et ju robotkaamerad on selle 10 aastaga ilmunud orbiiti, et ütleme, et inimesed võetakse see töö ära. Ja miks nüüd kutset enam ei saa, on see, et see on ERR-i endapoolne otsus ja see ongi nagu, nad ütlevadki, et võib-olla varem oli see kutse andis palgale lisa, oli eelis, aga praegusel hetkel, kas nüüd see kutse tunnistus sul on või ei ole, et see tegelikult nüüd tööle saamisel ja palgaküsimustes ei aita. Kui te nüüd teetegi selle ümberkorralduse õppekavades, mis seal siis muutub, et tuleb ta teleoperaatori nime all või tuleb ta millegi uue? Nimi on müsteerium, aga me oleme siin omavahel arutanud, et ta võiks olla selline videograaf, et see osa, mis nüüd seda telet puudutab, et meil koostöö ERR-iga tegelikult jätkub. Meil on seal toredad õpetajad ja juhtkond väga soosib meie tegevusi, et nad on oma nõusoleku tegelikult andnud, et kõik samamoodi jätkub. No ütleme, ei ole seda kutseeksamit, aga samamoodi näiteks nagu teil on 6 korda stuudio kasutamist seal. Et seda täiesti võib ka nüüd edaspidigi kasutada, et see videograafi eriala siis ongi nagu laiem, et saab aimduse teleoperaatori tööst ja maht on ju päris korralik. Ja lisaks tuleb siis juurde, mida siis veel vaja on, eks ju, et võtted, kui see klient nüüd tuleb, stsenaarium kirjutada, heli peab oskama, valgust peab oskama, monteerida peab oskama, eri efekte peab oskama, et õpetaks siis nagu seda ka veel juurde. Aga kas meediaosakonnas muudetakse siis veel mingeid erialasi peale teleoperaatori? Ja lohutan ja tegelikult tulebki nüüd suur ümberkorraldus, et juhised tulevad meil haridusministeeriumist, vaadatakse kutseharidust natuke teise pilguga ja meil koolis õpivad nii täiskasvanud kui põhikooli baasil õppijad ja kõik, mis puudutab põhikooliga, terve kool siis, et põhikooli õppekavad tuleb, nüüd on 3-aastased olid, tuleb kirjutada või siis tuleb ümber teha 4 aasta peale ja kindlasti tuleb vaadata ka need sessioonõppe täiskasvanute siis õppekavad üle, sest neid viimased on aastaid on ikka ju läinud ja aeg muutub, läheb nii kiire, kõik muutub, et tegelikult ju me tahame õpetada seda, mis on tänapäevane, nii et tuleb siis need täiskasvanute õppekavad lihtsalt kriitiliselt ja tänapäevaselt üle lugeda, üle vaadata. Aga mis nendest tulevastest videograafia õpilastest edasi võiks saada peale lõpetamist, mis see eesmärk on? Mis neist saab, põnev elu ootab ees. Selles mõttes, et iga eriala lõpetaja, meie anname siit peast teadmised, aga siis tulevad juba igasugu muud faktorid, et olla elus edukas, eks, aga mis neist siis saab? Võtame siis nüüd tehnilise poole pealt, kuidas elus hakkama saada, seda me üritame ka õpetada, aga see pole esimene eesmärk. Videograaf saab kõigega hakkama, ta on mees või naine nagu orkester, et ta saab filmimisega hakkama nii sise- kui välisruumides, oskab ülekandeid, otseülekandeid teha, ta peab sättima heli, ta peab sättima valgust, ta peab kliendile võib-olla stsenaariumi kirjutama, ta peab panema ajakava paika, kuhu keegi peab ilmuma, siis ta peab suutma sellest kokku monteerida suurepärase teose, et klient rahul on ja siis, kui vaja, ka igasugu eriefekte arvutiga juurde panema. Aga see on ju täpselt see, mida meie ka praegu õpime siin. Just. Tegelikult see ongi nii, et praegu see nimetus on teil teleoperaator, aga sisuline pool peaaegu ongi see ju, et ütleme nii, et natuke juurde ja tuleb siis panna selline moodsam nimi või mitte, see võib-olla võib eksitada, et teleoperaator ainult siseruumides, aga ei, et tegelikult kui teie ju lõpetate, saate kõik need samad teadmised ja oskused ju siit, mida ma enne nimetasin. Et sisuliselt see ümbertegemine ongi nime muutmine ja nipet-näpet, midagi juurde ja midagi maha. Jah, just. Aga Inga, teie olete 2 aastat olnud nüüd Polütehnikumis meediaosakonna juhataja. Te olete kõrvalt näinud meid kõiki, meid ja eelnevat lendud. Kuidas te kokku võtaksite, iseloomustaksite
Ja mina 2 aastat on pikk aeg ja ma julgen teha tõesti nüüd avaldada arvamust just teleoperaatori õpilaste kohta, sest ma olen ju näinud ka kõiki teisi erialasid ja õpetanud neid ka enne, kui ma osakonna juhatajaks sain. Siis tegelikult no see 2 aastat, teate, ma ütlen, et te oletegi erilised, teleoperaatori videograafi õpilased on erilised, sest no mis tundeb mind valdavad? Esiteks rahu. Ma ei tea, te olete nii rahulikud, samas alati tekib selline hästi mõnus kambavaim, ükskõik, kas on nüüd 20-aastane või 40-aastane õpilane, siis tekib selline kambavaim, mingi ühine eesmärk, kõik tahavad õppida. Ja just mina ütlekski, et see rahu, et tänapäeval ümberringi sigin-sagin, see selline närviline, aga kuidagi need kõik asjad tehakse nii sujuvalt ja mõnusalt ära ja üksteisest hoolitakse ja armastama võib-olla liiga selline sõna, aga hoolitakse väga ja selline see kambavaim ja just see selline loovus ja loomingulisus ka, et selline üksteise täiendamine. Nii et kes soovib uusi sõpru, mõnusaid tuttavaid terveks eluks, siis alati tasub õppima tulla. Teadmisi saab niikuinii. Aitäh, Inga, võtame need kiidusõnad vastu ja tõesti aitäh stuudiosse tulemast. Palju edu õppekavade ringi tegemiseks, kindlasti palju tööd ootab ees. Aga meie siit jätkame juba looga Jürgen Sermast. Ja 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Mina olen Jürgen Serma ja lõpetasin teleoperaatori eriala polütehnikumis aastal 2023. Peale suve, kui nüüd õppeained, päriselt õppimine nagu lõppes, siis oli esimene emotsioon on muidugi eufooria. Kuu midagi säärast, algul nagu puhkamist ja ma isegi võtsingi, et ma väärin kool tehtud, oma sit is one out. Siis läks järgmine kuu mööda, kus ma mingi tahaks nagu tööd ka teha, et mis siin väljaspool toimub, aga kuskilt ei tulnud, kirjutasin oma kontaktid, ehk siis õpetajad, et ma olen olemas, vahepeal suutsin ka endale nagu ettevõttega teha. Eesmärk oligi siis põhimõtteliselt pakkuda operaatorteenust, monteerimist, sul on vaja midagi filmida, ma mõtlen sinuga selle idee välja, tuleme kohale, teeme ära. Ja seda ma sain isegi vahepeal teha, aga tõesti siis tuli nagu täiesti mingi 2 kuud kuiva sellist perioodi, kus ma läksin nagu hulluks ära, oli mingi issand jumal, ja siis märkasin Facebookis monteerijate lehel kuulutust, et Kanal 2, Telehommik otsib endale monteerijat. Ja ma eelnevalt teadsin, vähemalt olin kuulnud, et siuke telemonteerija, see on siuke piitsaga, sellepärast, et see töömaht on hästi suur, tingimused ei ole nagu kõige paremad, nagu te nägite, see ruum võiks olla parem. Siin on minu kuut, mida juba nagu natukene nägime. Kõige halvem ruum ever monteerimiseks, see on reaalselt nagu jalanõukapp, et monteerimiseks on vaja seda, et sa saaksid vahepeal oma silmadega kuhugi kaugemale vaadata, et sul oleks õhku, et sul oleks päevavalgust. Selline asi siin kohutav. Ma olen sellest juba rääkinud ka, me kõik oleme nõus, et see on ebainimlik, see kuskile Euroopa mingi kohtusse saaks sellega minna, aga võib-olla saame varsti parema ruumi. Aga lihtsalt see nagu maht ja nagu ma olen öelnud, siis nagu quantity over quality. Eks siis tähtsam on see, et tuleks nagu kiiresti need asjad ja hästi palju. Aga tuli see, ma olin mingi, see on vähemalt midagi, mida ma oskan, on ju. Saatsin ära, vaatasin ka, et 80 like oli sellel, ma mingi, siit ei tule, aga vähemalt ma olen proovinud. Ja siis järgmine päev Brigitta, siis meie produtsent, võttis mu kohendust, kas sa homme saad tulla? Tulen, ja, davai.
ja sealt see asi niimoodi läks. Mulle visati videolugu ette, monteeri see ära ja siis lõpuks ka nagu libauudis, et sihuke nagu formaat, keegi ei ole varem sellist asja teinud, me tahame näha lihtsalt, kuidas sa seda teeksid. Tegin neile selle libauudise ja kõik asjad nagu valmis. Ühesõnaga nägid seda, nad mingi tavai, tule, meil on nagu kohe vaja. See kvaliteet, mis ma nagu pakkusin, oli nagu see, mis ära müüs. Rääkides uuesti üle sellest rutiinist, 5.30 kohal, 6.30 eeter, kell 9 lõpeb, siis sealt nad filmivad promo, tund aega on niisugune lõunatamine, tund pool sellist puhveraega, lähen üles, tuleb promo, monteerin selle ära ja peale seda siis võtan libaka ette. Vaadake neid libauudiseid, ma olen väga proud. Olgugi, et need on enamasti mingi poliitilised naljad ja ma ei ole üldse poliitiliselt nagu don't care, aga see, kui ma saan telesaatesse panna mingisugust totaalset bullshiti storyblocksist mingi green screenidega mingisuguseid meeme asju nagu I'm living life, ma olen nii rahul. Kui tavaliselt toimetaja või režissöör on mingisugused raamid sulle andnud, siis libakatega mina võin full crazy minna. Ehk siis siin on lihtsalt mulle öeldi nagu raamistik, et põhimõtteliselt has to be funny. Põhimõtteliselt meil on Kuku stuudio seal otsas ja Kukus on siis sihuke, ma ei tea, kas see on siis saade segment, kus siis Kaute Kivistik ehk siis Rohke Tebelak teeb libauudiseid. Mis asi on libauudis? Nagu uudiste formaat, aga naljakad uudised, lihtsalt mingi totaalselt bullshit. Püüan leida sinna mingisuguse visuaali taha, et see asi veel nagu paremaks teha. Mis ma olen nagu enda poolt lisanud juurde, on hästi palju nagu sound efektid, sest et sound efektid on need, mis nagu, kui sul on juba midagi head, siis sound efektiga sa nagu rafineerid selle asja veel ära. Aga kui rääkida nagu loovusest, siis see on nagu svamm, mis saab lihtsalt tühjaks üks hetk. Ehk siis reaalselt, kui sa oled nädal aega sellist rutiini teinud, võib-olla jaksad 2 nädalat ka selle hommiku ärkamisega teha, siis lõpuks ei jää mitte midagi alles ja siis on seda nagu pausi vaja, mis tõttu siis nii-öelda see rotatsioon aitab, et eetrimonteeri asemel lähen mina nüüd päevamonteerijaks ja päevad algavad kell 1 kell 5. Ma saan siis magada, mul on reaalselt nagu teine päevapool ka eksisteerib libakatega. Nüüd need on 2 minutit, nii et mul kaudselt, olenevalt kui palju mul loovust on, läheb 2-3 tundi. Nii et siis kui 6.30 alustan, siis kell 1, kell 2 olen ma nagu lõpetanud. Ja siis peale seda tuleb päevamonteerija, kes teeb siis katteid. Meil on ka videolugude monteerija ja siis on ka nagu te märkasite tegelikult uudiste monteerija, mis on nagu sihuke eriti maraton, ehk siis hommikul, kui need uudised tulevad, siis uudiste monteerija jookseb laivis teise tuppa, hakkab katteid tegema. Et meil on nagu olnud neid olukordasid, kus lihtsalt nagu monteerija sprindib mingi 30 sekundit enne seda eetriaega sinna kohale, programmid lahti, oh fuck, see asi on vale, et see on nagu crazy. Kas ma oleks tahtnud telehommikus olla pigem ope või monteerija? Monteerija, igal juhul. Mulle lihtsalt see nii-öelda loominguline pool meeldib nii palju rohkem. Ope asi, mulle meeldib seda nagu vahelduseks teha, mis tõttu ka on väga hea, et ERR jättis mu nime meelde ja kutsus mind just hiljuti Otepää suusatamist filmima. Ehk siis ma sain nüüd 2 nädalat seda nii-öelda päris operaatori tööd teha, milleks ma nagu käisin koolis, et see oli nagu vahva saada monditoast lõpuks välja kaamera taha ja olla nagu sellises meeskonnas Otepääl, see oli nice. Kokkuvõttes Polütehnikum andis eelkõige mulle aluse ja põhja. Ja teine suur asi olid kontaktid, see viis mind praktika kohtadesse ja ma sain ka veits aru, mida ma ei taha teha ja mida ma tahan teha. Ja õpetajad, kontaktid ja kõik sealt läheb nagu edasi, et see on niisugune väga hea starter nii-öelda oma karjäärile, et saada natuke nagu tuult ja enesekindlust tiivadesse lihtsalt. Ma soovitan järgmistel opedel
väga tähtis asi on monteerimine. Kui sa mõistad monteerimist, siis sinu operaatori töö muutub ka kvaliteetsemaks. Siis teine asi, teil tuleb eksam. Kõige suurem asi, mis jalad alt lööb, on su iseenda närvid. Te olete tegelikult aasta aega seda õppinud, te teate, mis asjad on plaanid. Ainuke asi, mis see närv on see, mis sul paneb sealt käed värisema ja ta ütles mulle keskplaan, mis asja, sa lased lihtsalt kaamera lakke, hinga, rahu, te oskate. Mu viimane soovitus oleks praktika valikul, et sa saaksid erinevaid asju. Ideaalis stuudiot, teha ka see konverentsi asi läbi, võib-olla veab ja saad mingisuguselt režissöörilt sabast kinni ja saad kas või kuskil movie setil olla, et käia kõik need 9 põrgu tasemet läbi ja võib-olla sa leiad, mis täpselt sulle sobib. Oli tõesti põnev ja inspireeriv lugu. Loodan, et ka meie grupist tuleb samasuguse kõrge lennuga lõpetajaid. Kaasõpilasena võin küll öelda, et potentsiaal on suur ja motivatsiooni paistab jaguvat. Aga las kõik räägivad iseenda eest. Küsisime igaühe käest, mis on tema jaoks kõige väärtuslikum, mille ta endaga siit eluks kaasa võtab. Kõige lahedam asi, mida mina see aasta õppisin, on ägedate filmi eriefektide tegemine. Mina õppisin, et hea heli on olulisem kui hea pilt. Mina oskan nüüd teha ilusaid valguseid. Mina õppisin, kuidas teha ägedaid liikuvaid kaadreid. Mina õppisin, kuidas objektiividelt käib korgi eest ära. Mina õppisin selgeks 180 kraadi reegli ja et reeglid on rikkumiseks. Mina õppisin, kuidas teha Hollywood hotshotte. Mina õppisin, et statiivide pealejäämine kaadritesse on väga ebaprofessionaalne. Kuidas sinuga lood on? Mida sa õppisid? Mina õppisin, kuidas moodsalt kõrvaklappe panna. Selline saigi meie 2024. aasta uudistesaade. Oleme teleoperaatori eriala õpilastena teinud aasta jooksul nii dokumentaale, lühifilme, õppe kui ka muusikavideoid, kuid äsja nähtu valmis meie lennukogu grupi ühistööna. See sai teoks tänu lahketele õppejõududele, kes oma teadmiseid ja oskuseid on meiega jaganud. Siinkohal soovimegi öelda teile suur aitäh ja täname ka kõiki teid, kes te meie saadet vaatasite. Ilusat peagi algavat kevadet!